Rõppkõnepruuk on ilmselt see infektsioon, viirus, ärisustus, mis ummistab inimese peent keha, tekitades tema ellu raskusi, muret ja kannatusi. Kahjuks paljud inimesed ei mõista seda. Nad ei mõista, et halbade madala sageduse ja madala vibratsiooniga sõnadega nad loovad ka oma madala sagedusega, madala vibratsiooniga elu. Ja me näeme praegu, kui ei kunagi varem seda laste ja teismeliste puhul, kes kasutavad ebameeldivaid nilbeid sõnu. Ja see loob nii-öelda nende elu vundamendi, mis kujuneb raskeks ja keeruliseks. On vajalik, et vanemad selgitaksid ja õpetaksid oma lastele rohkem kui kunagi varem ning näitaksid oma eeskuju nii sõnas kui tegudes. Tõepoolest, mu sõbrad, iga sõna, iga mõte, iga tunne, mis teil on, see on reaalsuse loomise seisund. Varem oli see ajas veidi venitatud ja inimesed ei uskunud sellesse eriti. Nüüd ei saa nad mõnikord isegi aru, mis oli esmane, kas nende mõte, sõna või juba nende poolt loodud reaalsus. Aga kui ma ütlen, et see kõik toimub kvanttasandil praegusel hetkel üheaegselt, seepärast olge valvsad ja tähelepanelikud oma sisemiste seisundite, väljaütlemiste ja väljenduste suhtes.